Auäärsed, kolmas kell. Auäärsed, kolmas ja viimane kell. Palun võtame kõik oma kohvitassid, joogiklaasid. Kohe lähevad tuled kustu ja kardin langeb ette. Head inimesed, kes te kõik olete siin saalis, auväärt kohalolijad, mul on see au ja rõõm juhatada sisse meie tänase konverentsi Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad, vajadused ja võimalused 2008-2020 teine pool. Ja alustame siis ettekannetega, et jõuaksime oma tänase päeva lõppu. Ma püüan olla sama karm nagu minu eelkäija, härra Tõnis Lukas, ja paluksin siis kõnelema looduslike pühapaikade andmekogust Reeli Reinausi, kes esindab Hiitemaja sihtasutust. Palun, Reeli. Tere! Olen Reeli Reinaus ja töötan Tartu Ülikooli Looduslike pühapaikade keskuses andmehaldurina. Nüüd ma räägiksingi siis meie andmekogust paari sõnaga. Looduslike pühapaikade andmekogu on loodud siis juba lõppenud looduslike pühapaikade arengukava meetme 3.1 alusel, et koondada pühapaikadega seostuvaid folkloorseid, arheoloogilisi, etnoloogilisi, kartograafilisi ja ajaloolisi andmeid. Et seeläbi siis saada teavet pühapaiga täpsest asukohast, seisundist ja omandivormist. Et pühapaikade andmekogu, kui ta siis ükskord on kõikide kähelkondade pühapaikadega täiendatud, võiks siis olla selline pühapaikade virtuaalne kodu, kus elavad siis edasi ka need paigad, mis võib-olla et on täielikult hävinud või siis on poolenisti hävinud või nende maastikuvorm on muutunud. Et arengukava esmaseks ülesandeks oligi siis olemasolev teave pühapaikade kohta koondada, digiteerida, kaardistada ja kodeerida. Ja siis, te näetegi siis 3 välja toodud punktina, mis on juba juhtunud. Et andmekogu lähteülesanne koostati, programmeeriti ja juba eelmine aasta toimus siis andmete sidestamine. Et lisaks veel, et andmekogu arenduse ja halduslike küsimustega tegeleb see andmekogu nõukogu, kuhu kuuluvad siis esindajad Tartu Ülikoolist, Maavallakojast ja Hiitemaja sihtasutusest. Andmekogu eesmärgid on siis seotud sellega, et muuta kättesaadavaks siis rahvapärimuslikud, aja- ja usundiloolised, arheoloogilised, loodusteaduslikud ja kartograafilised andmed pühapaikade kohta ja seeläbi siis aidata looduslikke pühapaiku kaardistada ja ettevalmistada inventeerimist, nende kaitse korraldamist ja siis ka maakasutuse planeerimist aidata läbi viia. Samuti olla abiks pühapaikadega seotud teaduslike süvauuringute teostamisel, kas siis humanitaaria või loodusteaduste vallas. Ja ka olla abiks nende kultuuri- ja looduspärandi ning keskkonnahoidliku käitumise tutvustamisel ning aidata kaasa looduslike pühapaikadega seotud vaimse pärandi säilimisele ning pühapaikadega seotud võrdse kohtlemise ning usuvabaduse põhimõtete järgimisele. Et siis tööd, mis on andmekogus, mida teostatakse andmekogus, et kõige esimene punkt on siis andmete varumine
et see puudutab siis kõiki tekste, kaardifaile, fotosid, heli- ja videomaterjale, mis kogutakse teistest teabeallikatest ning kopeeritakse ja digiteeritakse andmekogusse. Et andmete varumine toimub siis hetkel kihelkondade kaupa ja meie peamised andmeallikad on siis Eesti Rahvaluule Arhiiv, erinevad Rahvaluule Arhiivi kogud, samuti Tartu Ülikooli arheoloogia andmebaas, siis Muinsuskaitseameti arhiiv, samuti Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS, kus on siis väga täpselt ka ära toodud nende pühapaikade või teiste objektide aadressid ja ka nende koordinaadid. Ja samuti siis kasutame materjali ajakirjandusest ja kirjandusest. Andmete sisuline uurimine tähendab siis seda, et salvestatud pärimusfailid, kaardid kontrollitakse, analüüsitakse ja need varustatakse siis erinevate otsimistunnustega, et oleks võimalik moodustada pühapaikade üldkirjad ja oleks siis juba võimalik uuritud materjali kaardistada. Et kaardistamine ongi siis järgmine punkt, kus siis andmed seostatakse geograafiliste punktidega, teiste teadetega ning antakse siis ekstra selle jaoks loodud kaardikihile. Andmete avalikustamine. Avalikustamiseks sobivad andmed valitakse välja, et andmekogu avaliku lehe juurde jõudes ma räägiksin sellest võib-olla pikemalt, et mis on avalikustamise printsiibid. Ja siis viimaseks andmekogu haldamine, et siis andmekogu haldur juhib kogu seda protsessi, et andmete varumist, uurimist, avalikustamist ja menetleb siis ka andmekogu kasutaja õiguste taotlusi. Et siin on siis meie andmekogu avaleht. Andmekogu kuulub siis kultuurimälestiste registri juurde ja otsapidi on ta seotud ka Tartu Ülikooli serveriga. Et kõige esimesena avaneb siis pühapaikade vaade, mis ongi siis peamine, et üks pühapaik võrdub siis üks põhikirja. Et kõik need, mis praegult kuvatakse neile, et need on siis juba põhikirjaks koondatud pühapaigad. Et pühapaikade mooduliga saabki siis seostada kõiki järgnevaid mooduleid, et muuta need siis ühte pühapaika iseloomustavaks tervikuks. Seega on võimalik siis ühe põhikirja juurde siduda teateid, intervjuusid, ressursse, kaitsedokumente ja nii edasi. Nähtused käsitlevad siis pühapaikadega seotud nähtuslikke tunnuseid, et seda moodulit siis täidetakse siis, kui pühapaikade moodul on juba täidetud. Et see peaks siis ülevaate andma pühapaikaga seotud uskumustest ja tegemistest. Kaitsemooduli eesmärk on siis pühapaiga või sellega seotud objektide kaitsekirjade koondamine, et sidudes need siis pühapaiga põhikirjaga saab teada, et millise kaitsedokumendi või milline kaitsedokument on siis selle pühapaiga kohta koostatud. Teadete moodul on siis moodul, kus käib meie põhitöö, et sinna koondatakse siis pärimustekstid, tekstid ajalehtedest, ajakirjadest, teistest andmekogudest. Et meil on seos Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse andmebaasiga ja samuti siis Tartu Ülikooli arheoloogia andmebaasiga, kust me siis võime neid teateid endale importida. Intervjuu moodul koondab siis intervjuusid, mis puudutavad pühapaika ja mis on siis tehtud kas juba eelnevalt või siis
meie enda välitööde käigus. Ülevaatusmoodulisse sisestatakse siis pühapaikade inventeerimislähed, mis annavad ülevaate pühapaiga looduslikust olukorrast, arheoloogilisest olukorrast, samuti hindame me sealjuures, millises olukorras pühapaik on, et kas seda on võimalik ka näiteks taaskasutada. Ja anname siis hinnangu, et mis on nagu põhilised tööd, mis tuleks kõigepealt seal pühapaigas ära teha. Kogud on siis selline moodul, kus kuvatakse meie serveriruumis olevad meediafailid, mis siis seotakse teadete juurde. Et nendeks võivad siis olla helifailid või pildifailid, videofailid. Et siis näiteks intervjuu kirjaga saab siduda intervjuu helifaili ning intervjuu ajal tehtud fotod. Ressursside moodul siis kuvatakse samuti loodud ressursse, mis võivad siis olla lingid või siis ka tekstid või failid. Ja erinevalt siis kogude moodulist on sellise, et need saab kohe üles laadida selle teate juurde, et need helifailid või siis erinevad failid ei saa olla nagu väga suured. Kompleks on siis omavahel seostuvaid objekte, kas siis fenomenoloogiliste tunnuste või siis omavahel lähedase paiknemise tõttu. Aga siia võib siis kuuluda ka klassikaline pühapaik, komplekspühapaik, kus on siis näiteks hiies on ohvrikivi, ohvriallikas ja pühad puud. Et siin on näha ka mõned sellised abimoodulid, et näiteks looduslike pühapaikade tegevuste logi või siis sisuleht. Ja siis ma annaks väikse ülevaate, et mis hetkel on serveris või andmekogus. Et me oleme siis sisestanud algmaterjali siis enne välitöid eelmisel aastal inventeeritud Põlva, Räpina ja Hargla kihelkonna kohta ning siis see aasta plaanitavate Võnnu, Kanepi ja Kambja välitööde kohta. Ja siis on peaaegu sisestatud kogu Põlva välitöödel eelmine aasta kogutud materjal ning Muhu välitöödel 2005, 2006 ja 2008 kogutud materjal. Et andmekogu seostub siis teiste andmekogudega. Et nagu ma juba enne ütlesin, et arheoloogilise pärimusliku kohainfo andmebaasis on nii erateated kui arheoloogiateated, mida me siis saame enda andmekogusse hõlpsalt importida. Samuti siis oleme seotud kultuurimälestiste registriga. Et andmekogu jaoks on siis välja töötatud ka mõningad dokumendid, andmeallikate ülevaade, annab siis ülevaate, et millistest allikatest materjali koguda, millised allikad tuleb kindlasti üle vaadata, millised on võimalused üldse mingit pühapaikadega seotud teavet leida. Andmekogu käsiraamat on siis selline juhend, kuidas siis andmekoguga töötada ning andmekogu eeskiri annab siis ülevaate töötajate õigustest ja kohustustest. Et looduslike pühapaikade bibliograafia, mis on siis koostatud Eesti Rahvusraamatukogu poolt, selle me tellisime eelmine aasta nende käest, et saada siis ülevaade nõukogude ajal välja antud teostest, kus siis võib olla pühapaiku mainitud. Ja siin ongi siis meie andmekogu avalik leht, mis siis peaks olema abiks nii ajaloolastele, kodula uurijatele, õpetajatele kui ka lihtsalt huvilistele. Et lisaks sellele, et siin on ära toodud siis siiani avalikustatud pühapaigad, on võimalik ka siin on koondatud ka artikleid ja linke, et saaks veel pühapaikade kohta põhjalikumat infot. Ja otsida saab siin siis nii paiga asukoha kui ka nime järgi. Ja siis tegelikult lõpetuseks ma just mainiksingi seda, et mis mul ennem ütlemata jäi, et pühapaikade avalikustamisel oleme me siis lähtunud sellest, et see koht oleks kas juba riikliku kaitse all või siis oleks tegu üldteada tuntud pühapaigaga, näiteks Taevaskoda või Pangapank.
et samuti oleme avalikustanud ristipuud, ristimetsad ja siis juba hävinud pühapaigad. Et sellised avaldamispõhimõtted on siis seetõttu, et mitte veel kaitse alla võetud, või tähendab pühapaiku, mis ei ole veel kaitse alla võetud, et neid ei ähvardaks rüüstamine ega hävitamine. Et sellega siis ongi väike ülevaade sellest andmekogust lõppenud ja tänan teid kuulamast. Tänasin Reeli väga hea ja huvitava ettekande eest. Ja väga ülevaatliku eest nüüd paar küsimust ettekandjale. Kas keegi soovib midagi küsida? Palun. Üks hetk, et kuna meil on ka ülekanne, otseülekanne, siis olge palun kena, öelge ka oma nimi. Ivo Reitel. Aitäh küsimuse eest ja hea mõtte eest, et meil ei ole veel sellist asja, aga võib-olla me peaksime tõepoolest selle sinna tekitama, et näha, et millised paigad on nagu reaalselt ohus. Kas on veel küsimusi? Mul on ka üks väike küsimus, et kas on plaanis ka tulevikus mingisugune niisugune, ma ei oskagi öelda, IT-tehniline lahendus sisse seada, mis näitaks ka seda, et kui palju inimesi reaalselt seda andmebaasi kasutab, et saaks ka mingi ülevaate. Seda avalikku lehte, mõtled? Just. Et teine hea mõte. Nii, suurepärane. Kas on veel mõni küsimus? Nii on, üks hetk, ma toon kohe ka mikrofoni siia, et siis öelge palun oma nimi ja rääkige selle musta toru sisse. Tere, mina olen Leelo Kukk Keskkonnaametist. Ma küsin, kas need andmed oleks kuidagi võimalik ametkondadele teha ikkagi nähtavamaks, sest seesama probleem, et see on avalikult pandud nähtavaks, et need, mis on juba teadaolevalt kaitse all või siis hävinud. Et kui meie teeme igapäevaseid otsuseid, oleks väga vaja teada ka neid, mis on olemas veel. Jah, et selline plaan meil on Keskkonnaametnikega, et siis tuleb täita ära selline avaldus ja siis tõenäoliselt ma arvan, et ei ole üldse mingit küsimustki, et teile need õigused antakse. Nii, Ahtal on küsimus, palun. Selle andmekoguga on olnud algusest peale kavas, et tema üks väljund on siis keskkonna- ja muinsuskaitseametnike igapäevase töö toetamine. Praegu see andmekogu on ikkagi alles veel meil loomisel, et me püüame toetada just ettevalmistamisel olevaid välitöid, kuid loodetavasti selle aasta lõpul, parimal juhul ehk ka järgmisel aastal me saame hakata seda kasutajate ringi laiendama ja kasutaja õigus jagama ka näiteks Keskkonnaameti töötajatele. Suur tänu, aitäh veel kord Reelile